Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, rallisõbrad! On möödas 25 päeva sellest hetkest, kui me viimati Roland Poomiga 6. käigu podcastis otse-eetrisse läksime. Seekord oleme tagasi oma armsaks saanud Kuudis Parda tänaval Delfi stuudios. Tegelikult juba see Rally Estonia Service Park sai armsaks. Aga tere Roland! Tere! Ja hea meel, et said meiega tulla siia kommenteerima ka Belgia rallit. Küll tahaksime olla praegult selles kohas, kus on Jaan Martinson, Yperi kesklinnas, ajaloolises paigas nii mitmes mõttes. Tere Jaan! Tere, jah, ma olen täpselt siin keskväljakul ja praegu otsin arstionu, kes peaks mu tõendid kõik üle vaatama, temperatuuri kontrollima ja siis otsustama selle järgi, kas mind pressiruumi lubatakse või pressiruumi ei lubata. Et just jõudsin siia, siin üks härrasmees M-spordist polistab mingisuguse tõstukiga siin ringi, aga ei, siin on üsna kärarikast ja üsna peavalu on kogu see Belgia, et hakkasin lennujaamast tulema ja täiesti kiirteel 6-realisel maanteel järsku hakkavad ummikud pihta ja täielik katastroof. Õnneks Waze suunas mind kuskil mingisuguse läbi külade massi ummikutest mööda ja siis ma nägin neid asfaltteide, kus Ott Tänak kirutama hakkab ja pagan küll, nad on tõesti ülikitsad. Mul tuli prügiveo, auto tuli vastu, mis tähendab, et ma pidin 2 autot mööda ei mahtunud, ma pidin 200 meetrit tagurdama, et teda mööda lasta. Ja seal on lõikamiskohti küll ja need asfaltjääred on sama selle teravad, et no loodame, et treffid vastu peavad. Päris korralik seiklus siis siin Belgiasse jõudmisega. Kuidas lennujaamas oli lihtsam kui Jaapanis või? No ei, väga ei olnud, sellepärast Belgia on niisugune kummaline riik, et ma pidin, muidu mind lennukile ei lastud, kui ma internetis täidan ära riiki sisse saamiseks vastava dokumentatsiooni ja täitsin selle kenasti ära ja siis lennujaamas hakkasin siis üle piiri minema ja siis öeldi, anti paber pisku, mis oli täpselt see sama, mis ma olen internetis täitnud ja küsin, et kuulge, mis te nüüd jamate, et ma olen selle ära täitnud, et neil on väike probleem, neil pole praegu wifi't seal, et ühesõnaga täida paber ka ära ja siis, aga ma pääsesin ühest asjast, ma ei pidanud sellest paberist pilti tegema, sellepärast, et ma olin juba enne selle online'is ära täitnud. Muidu oleks niimoodi, et võib-olla keegi tahab kuskil näha, et siis mul teised kõik klõpsid pilte sellest paberist. Kuule, aga räägi meile, mida sa näed, milline see Yperi linn siis välja näeb, kus rallikeskus asub? Pagana ilus ja pagana vana ja täpselt niisugune, ütleme, ta ei ole nii vana võib-olla kui Tallinn, aga sinna kanti võib-olla paar sajandit uuem, hästi kenad majad ja Hyundai suur rekka praegu varjab selle kõige kaunima vaate ära, aga kuidas me nüüd ütleme, Üprus või Üprus, Yper, ega vahet ei ole. Yper, et see tuleb mulle meelde muide sellega, et siin ju ma sõitsin ka mööda sellest kuulsast surnuaiast, sõdurite surnuaiast, kui siin oli ju lahing ja kasutati sõjagaasi Ipriiti ja see Ipriit muide tänapäevalgi käigus vähemalt umbes 20 aastat tagasi hävitati selle gaasiga Niitvälja golfiväljakul mutte. Topiti toru august sisse ja lasti sealt seda Ipriiti täis ja mutid olid kadunud kus kurat. Hea fakt, mida rääkida seal kohalikele. Aga rääkis teile Ott Tänakuga ka Zoomi konverentsi vahendusel. Millised on tema mõtted siis ralliel, mida ta loomulikult läheb võitma? Ja ei, seda kindlasti, et läheb võitma, aga ega ta rindu ei trummelda ja ta ütles ka, et kui enesetunne on hea, siis sõidan kiiresti ja kui enesetunne ei ole väga hea, siis ei sõida nii kiiresti ja sul oli täna ju väga hea artikkel, kui legendaarne rallimees rääkis ära, et esimesena ei olegi kõige parem startida sinna rallil, et Ott Tänakul siis stardipositsioon polegi kõige hullem, aga ta ütles ka, et reedene päev saab otsustada, et reedel tuleb kõvasti suruda.
ja ega tal muud teha ei ole, kui me vaatame seda punktiseisu, siis praktiliselt ei Tänakul ega Nevillil mingit lootust ei ole, Elfin Evansil võib olla õhkõrn. Aga kui me tiimipunkte vaatame, siis igal juhul Hyundai peab võtma 3 esimest kohta, kui ta tahab heidelda Toyotaga ja lootma, et mõni M-Sport ka sinna vahele ennast pressib. Mis need põhilised jutupunktid siin ralli eel on sinu hinnangul olnud? Üks asi on see, et lõikamist on palju ja muda tuleb tee peale, teed on kitsad, aga mis veel? No ilm on olnud, aga ma juhtusin ilmataati Hannest nägema just, kui akrediteerima läksin ja siis ta ütles, et põhitöö on tehtud, temal ütles, et vihma ei tule, siin vahepeal lubati pühapäeval vihma, vaata kui ikka vihma tuleks ja siis tõmbaks seda muda ju veel rohkem üles ja siis muutuks kogu see jama veelgi libedamaks, aga tema ütles, et isegi pühapäeval vihma ei tule ja siis ma siis küsisin, et kas sa võid nüüd siis rahulikult nädalavahetuse õlut juua, ta ütles, põhimõtteliselt küll, aga eks selge see, et tal on ikkagi natukene tööd teha ja mis siin väga huvitav on näha, et millise taktikaga nüüd Sebastien Ogier välja läheb, et ma viskasin ju Ott Tänakule ka väikse vihje, et näed, et Jari-Mati Latvala ütles, et neil ei ole võitu vaja, neil on vaja kindlustada maailmameistri tiitel ja siis ta ütles, et et ega meediat ei tasu küll uskuda, et siin on mehed sõidavad ikka võidu ja täiega ja tema arvas küll, et Sebastien Ogier on suures mängus ikkagi sees. Aga mõistagi ta suuri riske võtma ei hakka. Kuule, kui sa sinna Jepeeri sõitsid, kas sa nägid ka neid tormikahjustusi, mis Belgiast on viimaste nädalate ja kuude tulvadega alles jäänud? Ei läinud jah, et sellepärast, et ma sõitsin ikka mööda kiirteid ja ainult vahepeal põikasin, tegin umbes 5 kilomeetrise ringi keset külasid, aga seal ei paistnud jah eriti midagi, aga ma ütlen, et siin peavadki 6-rajalised 8-rajalised maanteed olema, kuna neid rekkasid on nii pagana palju ja ma arvan, et täna Belgias liigub rohkem rekkasid kui Eestis terve aasta jooksul ja tegelikult on see liiklus paras närviline siin ka, et kui sul on 3 rida sõidab ja siis hakkab üks rekka paremapoolsest reast teisest rekkast mööda minema, neil on vahet võib-olla 2 kilomeetrit tunnis, siis kogu aeg on niisugune paras tõmblemine, kuigi 120 kilti tunnis on lubatud, aga seda kiirust liiga tihti sisse ei saa. No ralli algab homme testikatsega ja meie aja järgi kell 9. Räägi, mis tegevused sind veel täna ees ootavad? No täna ma vaatan, tutvun siin, kus ma saan käia, kuhu saan minna, ega siin rallimehi täna ju kuskil ei ole, õhtul on pressikonverents, aga see on nüüd video vahendusel, vaatan, tutvun olukorraga ja pressiruumid, kõik need tuleb üle vaadata ja siis eks ma varsti hakkan hotelli poole sõitma, et see on paarkümmend kilomeetrit eemal, et siin tegelikult see linn ei ole ju eriti suur ja siit hotelli ei olnud juba mingi 6 aega tagasi saada, et kõik on ikkagi hotellide elamised on eemal. Mis autoga sa ise sõidad sel nädalavahetusel? Toyota Corolla hübriida. Sellele arstijoonule näita Otsa äppi, et sul on kõik täidetud. Ja absoluutselt, teen seda. Kuule, aga olgu tänud sulle praegu. Ja kohtume ja räägime siis homme, ülehomme ja sealt edasi. Ja just, teeme nii. No nii, sellised seiklused siis Jaanil kaugel või lähedal Belgias. Roland, huvitav küsimus ikkagi, et kuidas peaks Sebastien Ogier sellele rallile lähenema, kui tal on vahe lähima jälitaja Elfin Evansiga 37 punkti, Neuvillist on eespool 52 punkti, Rovanperast 66 ja Tänakust 76 ja sõita jääb peale Belgiat veel vaid 4 rallit. No vist Rally Estonia lõpus ka rääkisime, et Ogieri edu on juba päris korralik, et ega seal suurt midagi imet enam tegema ei pea, et see 8. maailmameistritiitel võtta. Aga samas, kuidas saadakse maailmameistriks? Vajadusel sa surud, et oled kõige kiirem, aga suga see safe kiirus võiks olla selline, et sa oled ikkagi
selle stardirivi eesotsas. Ehk siis turvaliselt sõites sa tuled ka ikkagi pigem kiire hooga, et see ei tähenda nüüd seda, et turvaliselt tuled ja sõidad seal esikümne lõpus, et see ei tähenda kindlasti seda. Aga ma ei tea, ma arvan, et tegelikult see saab päris pull nädalavahetus olema juba selles mõttes, et kui ma ei eksis, ainuke vend, kes seda on sõitnud, väga-väga palju on sõitnud, igal pool seal Belgias on sõitnud, on Thierry Neuville ja ükski teine mees seal sõitnud ei ole. Mis tähendab seda, et kõigil on päris palju avastamist. Ja kui sa oled juba 7-kordne maailmameister, siis ütleme, kogemust piisavalt on ja avastatud maailmas on päris palju, et see saab olema päris huvitav sõit seal, kus tegelikult püüda otseselt midagi ei pea, aga samas uus ralli tahaks nagu minna sõita, proovida, näha, nii et ma arvan, et tegelikult see tempo saab olema päris headel. No Belgia rallit on võrreldud siin asfaldi poolest, no kindlasti Horvaatiaga, kus oli samuti iga nii-öelda asfaldilõik oli omaette vaatamisväärsus ja täiesti erinev teisest. On võrreldud ka Saksamaaga millegi pärast, oled sa aru saanud, miks Saksamaaga? Võib-olla selle tee või pinnase poolest ja võib-olla tempo poolest, kus võib neid paralleele tõmmata, aga kindlasti selle Belgias on nagu nii palju sellist eripära, mida mujal maailmas ei ole. Kuhuni me kindlasti jõuame, on need lõikamised. Et see saab olema selline asi, mida ilmselt sõitjad on saanud teha ainult videotööna. Neville on saanud seal sõita, on saanud seal päris mitu autot maha kanda, õppinud sellest. Et tegelikult üldse, kui me asfaldirallisi vaatame, kuidas Neville asfaldirallisi sõidab, siis ta on hullult kindel pidurdusmaadel. Pidurdusmaad on alati mega täpsed. Ja see ongi see, mis Belgia annab, et seda maha pöördeid, pidurdamisi, neid on seal meeletult palju. Et ta on seda saanud kõvasti oma elu jooksul teha ja sealt ka see täpsus on tulnud. Et eks see esimesed katsed, ma arvan, on teistel avastamist palju, et kus need piirid päriselt on. Ja ega see lõikamise muld või tolm või mis sinna tekib, et kui on kuiv, siis ma ei usu, et see midagi väga mõjutab, sest sellist kruusa või killustikku, mis teeb selle asja olemise väga libedaks. Et sellist asja seal ei ole, et pigem selline kerge muld või tolm tekib sinna peale, mis ei ole hullu, et sellepärast ka Jaan vist ütles, et kuskil keegi spetsialist oli maininud, et see mitte esimesena startimine ei olegi seal kõige hullem lugu. Jaa, see spetsialist oli lausa Freddy Loa, kes on võitnud Belgia rallil ju 11 korda ja siingi rallil on pealtvaatajana kohal ja jälgib siin paari kohaliku mehe tegemisi. Kohalikke mehi muuseas on päris suur hunnik, igas kategooriasse neid jagub, no WRC klassis muidugi Thierry Neuville, aga siin R5 autode ja teistel madalamatelgi klassidel neid kohalikke ikka on 108 ekipaasi. Viimati MM-rallil nähti nii palju mehi 6 aastat tagasi Korsika rallil. See on päris muljetavaldav nimekiri. Ja väga muljetavaldav. Ja kuskilt kuulsin või lugesin, et tegelikult, see oli ju seal juhendis kirjas, et 140 oli isegi maksimum lubatud, mis on päris suur kogus võistlusautosi. Ja Belgia vist läbi aastate tegelikult on ikkagi oldki üks võistlejate rohkem võistlus alati, sest nad on ka päris tihti pand sinna historikud ja veel eraldi klasse teinud hiljuti WRC autodele, kui ka Thierry Neuville sõitis WRC autoga viimati, et nad kindlasti saavad selle kogusega hakkama seal, et muidugi see on ka jälle, et selle ralli sõidetakse pimedas ka tänu sellele ja lastakse magada, et päevad hakkavad päris hilja. Just pimedas sõitu näeme siis ennekõike homme, sest kui homme on ju päris pikk päev, algab siis esimese kiiruskatsega 14.36 ja viimane katse meie aja järgi 21.48. Aga kui lõikamisest veel rääkida, siis klassikaline asfaldiralli peaks ju olema selline, kus esimesel mehel on ikkagi eelis. Aga nagu Loa ütles, siis 3.-4 on võib-olla see parim stardikoht, sest rekkeautod tõmbavad oma lõikamistega juba päris palju tolmuselt kõrvale ja rekkeautode joones ei tahaks kohe üldse sõita.
Ja rekkaautojoon ja võistlusjoon on kindlasti erinev, et tõenäoliselt mida ta selle all mõtles ongi see, et rekke all need autod nii sügavale kraavidesse tõenäoliselt ei satu igal erinevatel põhjustel, sellepärast et rekke all ka kiirus on väiksem, et selle kiirusega sa lihtsalt vajud sinna auku ära. Võistlusautoga suure hooga tulles sa nii-öelda lihtsalt gravitatsiooniga püsid seal augus ja tuled välja, et saab nii-öelda esimesed autod sõidavad selle võistlusjälje sisse, ütleme nii lihtsalt, et kui vihma sajaks, et siis pole enam seal vahet, see vihma korral on see ralli, ma arvan, et üks kõige keerulisemaid rallis, mis üldse saab olla. Sest ma arvan, et kui nüüd vaadata ajalukku tagasi, siis seal on päris mitu sellist olukorda olnud, kus pidurusmaa läheb pikaks, satud muru peale ja enam välja ei saa, sest lihtsalt see olemine on seal nii libe ja et loodame, et seda vihma ei tule. Kui nagu ma sain aru, et alguses oli mingi teema, et äkki pühapäeval midagi lubab, et siis ei ole enam mullu, siis me oleme juba spa seal ringi poolel, et aga jah, esimesed sõjad väikse joone sisse kindlasti on siis juba vähe mugavam tõenäoliselt tulla. No ilmateade, ma võin sulle viimased andmeid lugeda, täna Saaremaate tõenäosus 30%, aga täna veel rallit ei sõideta, homme vahelduv pilvisus sademed 10%, ülehomme samuti ja pühapäeval on pilves, aga sademeid samuti ainult 10%, nii et peaksime saama kuiva ralli. Ja, see okei, jah, ütleme fänni vaatevinklist või kui me WRC live vaatame, siis see vihm teeks nagu asja mega rajuks ja see olemine seal läheb mega libedaks. Et aga sõitja poole pealt kindlasti see ei ole nauditav, et sellist mõnusat võitlust ja tihedat heitlust me näeme kindlasti kuivades oludes ja ütleme, see ralli iseloomu poolest ta ei ole nagu midagi mega keerulist kui sellist, on ju, et seal ei ole nukke ega mingid hüppekaid või mis iganes asju, et on selline lameda maa peal, puid ei ole, tee on pidevalt nähtav, kus see on. Et ma arvan, et see on selline, ma ei ole seal käinud, aga ma arvan, et see on üks väga nauditav ralli tegelikult, mida sõita ja eriti need lõikamiskohad, et see on midagi tõesti teistmoodi, mida me muidu asfaldirallide puhul näeme. Oled sa muidu selline lõikamiste pooldaja või meeldivad sulle ikkagi need rallid, kus on kivid topitud sinna või mis iganes takistused topitud kurvidesse, mida sellel rallil kuuldavasti on ainult 5 tükki? Ja Eestis oli palju, 500 ma arvan. 500 umbes, jah. Ei, tegelikult see täitsa olenebki, et ütleme, Eesti puhul ei ole siin isegi varianti, et neid kive ei oleks. See tee saab lihtsalt otsa ja see läheb ebamõistlikult kiireks sõidetakse esiteks ja teiseks see tekitab sellise väga ebavõrdsus olukorra tegelikult, et kui mingil hetkel keegi kas sõidab kivi ära või mingis kohas rekke ajal tehakse tee pealt ja ralli ajal tullakse, ma ei tea, autojagu seestpoolt, on ju. Et see teeb sellise päris suure ebavõrdsuse sisse nii kiire ralli puhul nagu on Eesti. Seal on olukord veits teine, et see, kui sa sinna kraavi autoga lähed, et ta ei muuda tee olukorda. Ja asfaldirallide puhul üldse, et see lõikamine on selline normaalsus selles mõttes, et kruusa peal on see probleem, liigsed lõikamised. No kõik märgid näitavad, et see ralli peaks tulema Hyundai ralli, alustades sellest, et meil on oma kodumees Thierry Neuville, siin stardis Greg Breen on muuses viimane Jeeperi ralli võitja aastast 2019, 2020 jäi ära. Martin Järveoja on siin Karl Kruudaga 2 korda sõitnud ja ralli juht on üldsegi ju endine Hyundai manager Alain Penas, et võib see know-how kuidagi kasuks tulla? 100% kindlasti. Et ma arvan, kui Thierry Neuville seda rallit ei võida, siis see saab juhtuda ainult mingil sarnasel põhjusel nagu Ott ei võitnud Eestit.
seal ei ole mingit kahtlust, et neil on know-how olemas, inseneridel on info olemas mõne aasta tagusest ajast, kui Neville sõitis WRC autoga seal ja kõik eeldused on lihtsalt olemas, et see ralli ära võita. Kui seda ei juhtu, siis ja ma arvan isegi see peaks juhtuma päris suure eduga. Puhtalt juba ainult sellepärast, et keegi teine seal sõitnud ei ole. No üks huvitav uudis oli, et kellel veel seda know-how'd siin rallil on, et kas Greensmiti elukaaslane on sellest piirkonnast pärit. Nägid võib-olla seda uudist, et on see selline naljauudis rohkem või võib sellest tõesti natuke ka M-spordile kasu olla? Ma ei tea täpselt, mis infot sealt saab, aga ma lugesin ka, et kas sai mingid kontaktid, helistas, uuris kohalike käest mingit asju, kui palju see lõpuks annab, ma isegi ei oska öelda, et mis see külamees seal lõpuks nii väga öelda oskab ralli kohta, et kust võib, ma ei tea, auto jagu sisse sõita ja lõigata või mitte, et võib-olla see teadmine, et ma olen endast kõik andnud ainult. Ma olen isegi suhelnud kohalike mingi põllumeestega, et kuidas seal põldude vahel sõita, et rohkem vast, ma ei tea, ma ei usu väga. No Thierry Neuville andis siis Belgia telekanalile intervjuu ja seal paluti siis esikolmikut ennustada, ennast pani ta loomulikult esimeseks, sest teisiti pole ju võimalik, aga teisele kohale pani Greg Breen'i ja kolmandale Evansi. Kuidas sulle tundub Thierry pakkumine, kas mees teab, millest mees räägib? Ma arvan küll ja ma arvan, et ka minu enda nii-öelda prognoos või mis iganes see on, oleks midagi sarnast. Kuidas Breen'i ja Evansi vahel see jaguneb, ei oska öelda. Aga jah, täna ma arvan küll, et see on midagi sellist on kõige realistlikum, et Ogier ja näiteks ka Ott Tänakul on poodiumile pääsemine pigem keeruline. No ralli kilomeetreid päris 300 täis ei tule, 310,92 oli originaalis kavas, aga tõmmati siis vähemaks 295,78 peale, sest lihtsalt ei jagu meestel seda politseijõudu, mis on endiselt hõivatud inimeste abistamisega, kes on saanud nendes tulvavetes kannatada. Kokku üldse koos ülesõitudega on kilomeetreid 948, peaaegu 1000. Aga mis selle peaaegu 1000-seks pikendab, on see viimane päev, kus tuleb Jiperist võtta auto hommikul vara Parc Fermest välja ja kihutada 300 kilomeetrit sinna Spa ringraja poole, kus sõidetakse siis Staveloti katse ja Francorchampi katse. Mõlemad pidid lõppema selle ringrajal ja algama siis ringraja lähedusest, nagu kuuldavasti kuulda on olnud. Kuidas sul tundub? No ühel ringrajal me alles eelmise hooaja lõpus kimasime, see oli Monsas torbikute vahel, mõni katse oli päris isegi äge seal, kus mudasemaks läks, aga kuidas tundub, kas Spa võib pakkuda samasugust põnevust? Ma arvan, et sealt võib midagi põnevat tulla. Ma ei oska muidugi täna öelda, ma ei ole nende Spa ümbruste katsetega tutvunud, aga seal oli ka kindlasti see põhjus, et kilomeetreid on vaja kokku saada. Nad ei ole varem WRC-rallit korraldanud ja lõpuks on ka vaja teha see asi kuidagi atraktiivsemaks fänni jaoks on ju, ja eelkõige promootori soov jällegi, nagu millest me Eestis rääkisime, miks meie Power Stage selline oli. Ma arvan, ka seal on see mängus. Aga kui põnev ta saab olema, ma isegi täna ei oska öelda, vaatame, mis sealt tulema hakkab, aga lahe, ma arvan, see juba ainuüksi see mõte, et ralli lõppeb seal Spa ringraja juures. Ja kui ma eksi, siis lõpu poodium on vist sama poodiumil, kus on ka F1. Tunduks vähe naljakas, et sa hakkad eraldi poodiumit ehitama F1 ringrajale. Et sa lähed F1 poodiumile ja see juba, ma arvan, on päris äge ja selline uudne värk, sest mida me vist ei ole varem WRC sarjas olnud sellist asja. Ma ei tea, kuidas Monza lõppes, kas see ei lõppenud F1 poodiumile? Ma ei mäleta ausalt. Ei ole enam mälu. Loogline oleks, et lõppes, aga ma peast ei mäleta. Aga umbes sarnase probleemi ees on Belgia ralli korraldajad, nagu Rally Estonia korraldajad said ju väga kõva kriitikat Ott Tänakult punktikatse kohta, siis väikse torke tegi Thierry Neuville ka Belgia ralli katsete valiku kohta.
ta ei täpsustanud, mis talle täpselt ei meeldi, aga ta ütles, et on kena, et me spaasse lähme. Katsete valik pole siiski väga hea. Ausalt öeldes ootasin midagi paremat. Meil oli võimalus minna regioonidesse, kus on väga ilusad katsed. Oleksime leidnud palju paremaid teid ka saksakeelsetelt aladelt. No, ma arvan, et Neville kohaliku inimesena vast teab, kus on ilusamad teed, et... Ja. Eks ta jälle seda pühapäeva mõtles. Tegelikult reede ja laupäev on ju sellised traditsioonilised katsed, mida on kõik, kes on Ypret sõitnud, kõik teavad neid katseid, vahet ei ole, mis pidi ja mis asendisse neid sõidetud on. Aga pühapäev jah, ilmselt ongi see ringraja peale suunatud see, mis ei meeldinud, et ma isegi ei oska nagu öelda, ühest küljest oleks lahe muidugi metsa vahel või mis metsa vahel, põldude vahel neid sõitmas näha. Teisalt me ei tea, võib-olla tegelikult kokku tuleb nagu päris äge asi see pühapäev, et ma ei tea, võtame selle teema pühapäeval kokku ja hindame, milline see päev oli siis. Ma arvan ka, vaadates otsa ralli nimekirjale, siis 108 ekipaaži, nagu öeldud, 10 neist WRC autod, uus nimi võib-olla selles jadas on Takamoto Katsuta kaardilugeja Keaton Williams. Katsuta kaardilugeja mäletatavasti Dan Barrett sai vigastada või natukene põrutas oma vana vigastust siin Rally Estonial hüpates. Võtame Taka kohe ette, et kui keeruline tal on uue kaardilugejaga täiesti uuel rallil startida? Hea küsimus. Ma ei ole kindel, kas ta tegi äkki enne Rally Estoniat ka testi selle sama kaardilugejaga. Et ta vist on istunud varem seal autos, aga no see mees iseenesest, kes kõrval istub, ta on sõitnud R5 autos kõrval istunud ja ei ole piloot olnud kõige kiirem piloot, et selles mõttes see kiiruse vahe saab olema päris suur. Samas ralli, kus seda nii-öelda siis sinna WRC autosse istuda, ilmselt ei ole kõige keerulisem. Et kas Eestis või Soomes tõenäoliselt oleks seda natuke keerulisem teha värskelt sinna WRC autosse hüpata. Aga ma ei tea, ma arvan, et see otsus oli päris teadlikult tehtud ja samamoodi inglis keelt kõnelev kaardilugeja, nii et ma arvan, et ei ole vast hullu, sest me nägime ka Neville'i pealt, kuidas see vahetus on tehtud niimoodi, et esimest korda sa istud kaardilugejale shakedownil ühes autos, et ja saadi hakkama, et küll nad hakkama saavad. No Katsuta võib-olla tiitliheitlus ja selle medali kolmikusse sel aastal ei sekku. Kes sekkub on kindlasti Thierry Neuville, asub hetkel siis 3. kohal. Huvitav saab minu arvates näha seda, et kui need vahed jäävad ikkagi suhteliselt väikseks ja Neuville peaks jääma Priinist või Otist tahapoole, siis mis mängu hakkab Hyundai mängima laupäeval, äkki juba laupäeval, kindlasti mingid mänge me näeme sellisel juhul pühapäeval, sest Neuville on ju, no ütleme, et omab mingit õhkõrna lootust veel ju tiitlile. Jaa, kindlasti suuremat lootust kui Otil on tal tiitlit võtta, aga seal hakkavad tulema teise tiitli süsteemid sisse, et ma arvan, täna on juba kogu see meeskonna poole pealt ka siis need mõtted pigem tootjate arvustuse tiitli saamisel, et kui hakatakse midagi ümber seal korraldama, mis iganes põhjusel, siis kindlasti peab silmas pidama seda, et meeskondlik tiitel on täna juba olulisem ja reaalsem kui ükskõik mis teine tiitel. Ma ei tea, hetkel ei usu, et seal midagi sellist toimuma hakkab juhul, kui midagi Neuville'il ei juhtu. Kui Neuville'il midagi ei juhtu, siis me teame, kus ta peaks platseeruma ralli lõpuks. Pigem võib-olla ongi küsimus selles, et Craig Breen oli seal veel 3. auton, et Craig Breeni positsioon. Ja see saab huvitav olema, et kui Craig Breen suudab astuda vastu Neuville'ile. Et me oleme Eestis näinud, kuidas Craig Breen on suutnud ka Otile vastu astuda, et see saaks olema päris põnev võitlus. No, Craig Breen ju värske Rally Estonia teise koha omanik, Rally Estonia võitja Kalle Rovampere 82 punktiga hetkel siis MM-saares 4. kohal. Kuidas sellele mehele võib asfaldiralli Belgias sobida?
jälle päris keeruline küsimus, sest tegelikult ta on asfaldi peal väga kiire, päris palju sõitnud, enne kui ta WRC sarjaga liitus, sõitis ka ju, äkki oli Itaalia meistrivõistlusi terve hooaja kaasa. Ja asfaldi peal ta sõitnud on, Belgias käinud ei ole kahjuks, aga jälle päris keeruline oletada, et ma arvan, see shakedown väga, ma mainin kohe ära, et väga hea shakedown on sellel rallil. Korralik pikk ja täpselt selline, mis annab sellise ralli tunde kätte. 9,81 kilomeetrit. Just, ja kindlasti sõitjad on seda videot väga palju vaadanud, sest jälle, kui ma ei eksi, siis see shakedown on enamus aastatel see sama alt kogu aeg. Et ma arvan, et me saame sealt mingi pildi ette juba. Kõik tunnevad seda katset video põhjal. Et mis see kiirus seal olema hakkab tal? No Neville'ist pole mõtet väga pikalt rääkida, tema läheb gaas põhja ja võidu peale sõitma, aga selline huvitav mõte tekkis mul veel, et kas Elvin Evansi ja Toyota eesmärgid võiksid siin rallil põrkuda, sest on ju Latvala välja öelnud, et me ei pea enam kõiki rallisid võitma, küll aga Evans peab. Ja, ma arvan seda küll, et meeskonna sisene selline võitlus tuleb küll, et seal ei ole kahtlustki, et Evans peab olema kõikidest teistest Toyota meestest kiirem, et püsida võitluses ja selles mõttes olgem ausad, sellise kiire sõiduga võivad ka tulla väljasõidud, on ju. Et ma arvan, et Evans täna ei mõtle selle tootjate tiitli peale nii palju. Tal on ikkagi, mida me tegelikult kogu hooaeg oleme rääkinud alates esimesest rallist saati, et tal on mõttes kindlasti sõitja tiitel. Ja praegu on see ju veel selles mõttes, kõik on reaalne veel. Et kui ta suudab sealt Ogieri, ütleme, päris mõne kohaga edastada juba, siis on ta hästi ja ta kindlasti läheb vajutama, ma ei kahtle selles. No Ogier taktikast me ka natukene rääkisime, eks siis paistab, milline tema kiirus saab olema, aga üks Eesti ekipaaž on ju meil veel, et Robert Virves, uue kaardilugeja Alex Leskiga, mida sellest võistluspaarist oodata, kelle seis MM-sarjas, junior WRC sarjas ei ole just kiita 7. kohal alles? Jah, see iseenesest nagu võtab sellised pinged maha, et ma mäletan, kui ma läksin viimasele junior WRC etapile Walesi, siis pigem olid sellised väiksed pinged peal, sest teoreetiliselt, meil oli isegi teoreetiline võimalus veel tiitel võtta, samas reaalsem oli teisele kohale jõuda. Et enne võistlust oli pinge peal, samas meil need pinged võeti kohe katkestamisega maha, aga ma arvan, et täna jah, tal selline pinge kui selline, sellel ei ole pointi hooaja arvestuses sellele otsa vaadata, et aga ja ta tegi ju ühe asfaldiralli ka alla treeninguks, et nüüd ta on juba 3 korda see aasta asfaldil sõitnud, nüüd tuleb 4. ralli, kui ma ei eksi, et ma arvan, et see põhi on päris hea tal tegelikult olemas, kust edasi liikuda. Alex ka kindlasti saab oma tööga hakkama, ma ei kahtlegi selles. Huvitav saabki ilmselt olema see, et kuidas selle R2 autoga nendest lõikamiskohtadest läbi tulla, et see joon, mis ikkagi ette tehakse, et vahet ei ole, mis ralliautoga sealt tuled, et sa ikkagi sõidad joones. Kuidas see R2 sealt läbi tuleb? Ma isegi pole ausalt väga vist mingi videoid asja vaadanud, et kuidas need väiksemad autod seal sõidavad, et see saab kindlasti olema selline veits avastamist esimestel katsetel, aga ma arvan, kui saab sellise hea rütmi kätte, täpse pidurdusmaa kätte, ma arvan küll, et Robert võib seal kindlasti poodiumi koha peale sõita. Aga kuidas muidu on asfaldirallil nende tagumiste meestega? Kipuvad nad sama palju lõikama kui esimesed mehed või nad sõidavad kuidagi puhtamalt või kuidas see vahekord on? No kruusa peal kindlasti on see teema, et WRC auto oma pika amordikäiguga juba esiteks saab minna ikka täiesti metsa selle autoga põhimõtteliselt ja igalt poolt läbi. Et väiksema autoga paned ratta sisse, aga tõenäoliselt see WRC auto läheb vähemalt poole auto jagu veel sisse, kui võimalust on. Selle ralli puhul ma arvan, et seal ei ole selles mõttes varianti, et kui sa lõikad, siis sa lõikad sinna sisse ja poolikut lõiget seal teha ei ole võimalik. Kui me räägime nendest suurtest kraavidesse sisse lõikamistest. Et sellisel puhul sa oled ikka sealt joonest, mis ette on antud. Jah,
tõenäoliselt seal suurt vahet ei ole, et ma räägin, et kahjuks ma ei ole seda rallit sõitnud, väga äge ralli tegelikult oleks mida sõita. Aga ma usun, et esimeste katsetega ta saab aru, et kuidas neid asju seal teha ja vaatame. Ma arvan, et selle R2-ga vast ei ole ka nii hullu sealt tulla, et täna need autod ka juba päris kiired tegelikult, et kunagi ma arvan, kui oli sul sellised, ma ei mäletagi, mis rühma, mingi N3 või mis iganes gruppi need esimesed ralliautod kuulusid, sellised vähe aeglasemad, et nendega võib-olla hoogu üles ei saa ja vedrustus oli veidi kehv, et selline pole mugav sõita ilmselt, aga ma arvan, et selle tänase Rally 4 autoga siis on suht mugav panna juba seal. No 108 autot stardis, ma hirmuga mõtlen, mis nendest teedest teistel läbi, mis teil järele jääb, et kujutad sa ette? No ma räägin nii palju, kui ma olen nagu üritanud aru saada teiste käes, kes seal käinud on, siis pigem öeldakse, et no ei ole, kui kuiv on, siis ei ole midagi hullu. Et see muld on okei, see muld on, muutub tolmuks ja see ei ole nagu midagi sellist, et nagu me oleme nagu kas või Horvaatias Gruusia ja killustik tee peal, et see on kordades hullem. Et ma ei tea, ma ei ole väga kuulnud kellegi käest, et teised ringid oleks midagi hullu. Aga näeme, kuidas see aasta on, et sest VRC autod ju sellises mahus sõidavad esimest korda seal. No viimase teemana, üsna suur teema siin ralli eel oli M-spordi ümber käiv Richard Millener kurtis natukene, et kulude kokkuhoiust ei saa Belgia ralli puhul rääkida, kui on 2 rehvivahetuspiirkonda, mis tähendab, et ta peab ju eraldi mehed saatma sinna rehvivahetuspiirkondadesse. Milliseks sa pead šansse üldse M-spordil siin kõrgesse mängu sekkuda? No mis ma arvan, eks ma tegelikult ma arvan, et isegi Greensmith võib päris hästi sõita. Põhjuseks lihtsalt see, et mulle tundub, et ta saab seal autoga asfaldi peal paremini hakkama. Ta on viimase poole hooaja jooksul, viimaste rallide jooksul kõvasti arenenud. Selliseid lolle vigu on oluliselt vähemalt. Ja teiseks ilmselgelt Formeau on see, kes on järgmise aasta M-spordi sõita, mis on juba kinnitatud. Ja Formeau'l on Belgia kaardilugeja muuseas. Ja just, et Formeau puhul ma arvan, et sealt võib tulla isegi selliseid päris suuri üllatusi katsete tulemuses isegi, et ma nüüd ei ülehinda seda M-spordi lõpptulemust, et mis sealt tulla võib, aga ma arvan, et selliseid katsete peal ägedaid sähvatusi ja selliseid asju ju kindlasti tuleb sealt, sest tegelikult mõlemad sõitjad väga tublid. Ma Gus Greensmithi üldse ei alahinda. Minu meelest ta on viimase aja jooksul väga arenenud, teeb head asja, tundub, et see, mida nad teevad väga loogiliselt seda kõike. Ja see asfaldiralli, ma arvan, võiks talle sobida küll. Ehk siis punktikatse eel vahetatakse rehve, päris selline omapärane lahendus. See lõpuks ometi midagi, kõik on aastaid või vähemalt viimase aasta jooksul vingunud seal, et mis toimub, et pühapäeval tiksutakse läbi ja siis võetakse Power Stage'i punktid. Kas see tekitab meile pühapäevasse mingit põnevust ka 3 esimesel katsel või? Ma iseenesest võiks ju tekitada, et keegi, kes ei ole ka esikohamängus võivad edasi sõita, et me ei pea nägema sellist asja, et keegi tuleb seal +2 minutit. Et mehed saavad vähemalt sõita. Ralli lõpuni nad ei pea rehve hoidma hakkama. Et see põnevus, kui see on põnevus, siis seda jah, aga ilmselgelt need, kes sõidavad juba mingi koha peale, ega nemad niikuinii oma rehve hoidma ei hakka, et seal sõidetakse ikkagi nii palju, kui tuleb. Ja, ma arvan, et see lihtsalt teeb selle Power Stage'i mugavamaks kõigile. No näis, kindlasti kõva andmine saab olema ka WRC 2 klassis, kus on ka väga nimekad sõitjad alustades Teemu Sunninenist, Jari Huttunen, Nikolai Gräzin, Tom Kristenson, Oliver Solberg. Keda julgeksid nendest meestest esile tõsta? Tahaks isegi võib-olla Gräzinit pakkuda, aga ta vist just alles crash'is seal Belgia testis. Ma ei tea, siis on crash tehtud? Siis on crash tehtud, jah. Päris keeruline on tegelikult sealt midagi niimoodi arvata, et äkki Solberg uue Hyundai'ga. Ma ei kujuta ette, jah, ei ole ju isegi pilt ees, milline see uus Hyundai on, kui hästi sõidab, sest vist isegi Huttunen sõidab selle uue autoga, mis teeb debüüdi Belgias.
ma millegipärast arvan, et sellega autoga on tööd nii kaua tehtud juba minu meelest, et ma ei tea, ma arvan vist nägin esimese pilt umbes aasta tagasi juba. Et äkki nendest kumbki paneb selle ära. Ja tegelikult Huttunen on sõitnud päris palju Poola asfaldit ja sellist Poola meistrikate koha peal, et äkki seal on mingit sarnasust veidi, ma isegi ei oska öelda, et pigem paneks Huttuneni sinna esikoha peale sealt satsist. Igatahes hakkame siis vaatama, kuidas põnevus meil siin lahti rullub. 35 riik saab olema Belgia autoralli MM-sarjas. Meie oleme homme õhtul tagasi eetris ja kuna kell on nii hiline, siis teeme selle saate homme lausa otse-eetri formaadis ja laupäeval, pühapäeval jälle tagasi normaalsematel kellaaegadel. Aitäh sulle, Roland, Aitäh. Praegu ja kohtumiseni juba homme. Homseni. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.